Läheme edasi volikogu või alustame volikogu istungiga ja enne päevakorra juurde minemist jälle ikkagi on meil üks sünnipäevalaps, kelleks on August Vester, kes 26. saab. Aga ei ole alustame volikogu istungiga ja nagu öeldud 15. juuni 2015. aasta volikogu istung. Meil on päevakorras 10 päevakorrapunkti, aga mul oleks üks ettepanek seoses päevakorrapunktidega, enne kui me selle juurde läheme, on päevakorrapunkt number 6 kinnistu aadressiga Puiestee tänav 2 osade hoonestusõiguse seadmine. Et see punkt ei ole läbinud eelarvekomisjoni, mis kindlasti oleks pidanud tegelikult seal olema. Ja põhjus on selles, et ei olnud teada, et selline punkt tuleb eelarvekomisjoni. Ehk tegelikult kui sellised punktid volikogu istungile tulevad, siis nad peaksid olema nii-öelda siis ette teada, et oleks võimalik kokku kutsuda õigel ajal eelarvekomisjon ja ehk see informatsioon ka eelarvekomisjoni liikmetele laiali saata ja siis nii-öelda oleks piisavalt aega eelarvekomisjon kokku kutsuda ja oleks eelarvekomisjoni liikmetele dokumentidega ka tutvuda. Et mul on siin küsimus tegelikult korraks Sallele, aga ma ei tahaks teha ettepanekut see päevakorrapunkt päevakorrast välja. Et mis moodi, kuidas meil juriidiliselt on okei, kas me võime jätta päevakorda, aga ka selle põhimõttega, et me justkui arutaksime seda punkti, aga me ei hääleta seda täna. Arutelu võib olla ja te võtate uuesti järgmine kord nagu siis päevakorda, kas te teete erakonna. Või on selline küsimus, et üldse, et volikogu ei taha täna seda nii-öelda arutada enne, kui ta on eelarvekomisjonist läbi käinud, või üldse võtame ta päevakorrast maha. Üks variant on, et seda tutvustada, seda eelnõud ja siis lõpetki sellega, et teda ei hääletata läbi. Ja ma ise mõtlen seda sama ja teine küsimus siin, juhul kui me seda arutame, aga ei hääleta, kas sellisel juhul Margus Ivask võib selles arutelus osaleda või ei ole see hea? Arutelul ei või ka osaleda. Ei selge, siis on lihtsalt selge. Ma vaatan ära seal üle selle punkti, et see on volikogu liige ei tohi võtta osa sellest. Margus, sa oled Veste Elva juhatuse liige. Ei no kui oleks arutuseks läinud, ma oleks nii või naa ennast nagu taandanud selle küsitluse arutuseks. Aga mõtlen lihtsalt selles suhtes, kui me ei hääleta. Ei, kui ei hääleta, mul on küsimusi, siis klubi inimesena ma saan selle koha peal üht-teist vastata. Ma just mõtlen, et kuidas kas see on nagu hea. Kuna ta on samal ajal ka klubi nagu president, ma saan aru juhatuse liige, et siis ei oleks nagu kena. See oleks hea seda teha. Et selles suhtes ärme siis nagu riskimist asja teha. Ei no kui ta... Ei ma ei riski, kui ma ei võta sõna, ma taandan ennast ja saate, kui on küsimusi läbi arutada need asjad, et kas on volikogu liikmetele see siis nii-öelda aktsepteeritav, et me jätame ta päevakorda, me arutame seda punkti, aga me ei hääleta täna selle punkti. Ja seda nagu lõppotsus nagu ei tehta. Kas mul on vaja selline asi hääletuse panna või me leppimiseks kokku? No kui te päevakorra panete. Päevakorra kinnitame ära, mis siis hääletada seda. Lepime kokku või kas on mul vaja seda hääletada? Teen ettepaneku hääletada siis selle üle, et päevakorrapunkt number 6 jätta päevakorda, kuid seda punkti tänases volikogus mitte hääletada. Kes on selle poolt, anda käega palun märku.
nii, kõik on poolt, seega on otsus eelmise positiivse vastu. Aga lähme ülejäänud päevakorraga edasi, et päevakord on sellisel kujul teil tahvli ees 10 päevakorrapunkti. Kas on päevakorra kohta muudatusettepanekuid lisaks? Kui ei ole, on ettepaneku päevakord panna hääletusele. Kes on nimetatud päevakorra poolt? Kes on nimetatud päevakorra poolt, palun anda käega märku. Nii, 15 poolt häält. Leelo Süüti on saalis. Nii, seega on päevakord kinnitatud.